Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Igal reedel toome sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood. Me tehisarutame inimestega, kes rakendavad AI'd päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist. Tere tulemast kuulama 71. episoodi AI Empowerment podcastist ja nagu ikka, meil on iga kuu lõpus siis osa, kus mina ja Kerlin tehisarutame, võtame ette tehisintellekti uudised ja räägime erinevatest teemadest, mis võiks teie tehisintellekti silmaringi avardada. Tšau, Kerlin! Tšau! Ja kui sa ei tea, siis me oleme ka videopildis teie ees. Sellel korral me ekraani küll ei jaga, aga meil on ka olnud eelmiseid episoode, kus me oleme ekraani jaganud siis eksperdiga, praktikuga, kes on meil külas käinud. Ja samuti me oleme ka EBS stuudios toomas kaamerapildi siis YouTube'i ja Spotify kaudu seda kogu sisu, nii et lihtsalt väiksed sellised meeldetuletused juurde. Aga millest siis täna juttu tuleb? Meil oli oktoobrikuu siis haridusele suunatud. Meil oli siin huvitavaid osasid Ivo Visakuga, Preedik Poopu käis rääkimas, erinevate Märt Aro käis samuti rääkimas, et erinevate nurkade alt vaatasime seda tehisintellekti maailma hariduses. Ja viimane osa, mina ei saanudki sellel osal koha peal olla, aga nagu ikka ilusti said asjad tehtud. Kerlin oli siis koha peal rääkimas Marianaga ja Vladislav, kes siis rääkisid Avocado platvormist ja sellest, kuidas nemad tehisintellekti on integreerinud oma tootesse ja mis nende praktilised kogemused on. Aga täna, mida me veel siis ette teemadena võtame? Me räägime teile muidugi uudistest. Jällegi väga palju on jagada. Siis me räägime top 50 rakendusest, mis tuli siis välja, et võttage ette, mis kogemused meil rakendustega on, mida meie soovitame. Siis räägime, mis mudelit kasutada, kuidas mudelit valida, et meil on jällegi Ethan Molliku head sisu siis inspiratsiooniks võetud. Toome välja ka Copiloti sellise sügisuuenduste ülevaate, kus nad andsid sissevaadet, mis funktsionaalsusi nad siis inimestele tõid, ettevõtetele tõid ja seal on päris palju huvitavat ka. Mõned võib-olla sellised asjad, mis me juba teistes keelemudelites, generatiivsetes mudelites oleme näinud, aga sellegipoolest käime need ka üle ja vaatame, kui midagi jääb veel ajaliselt üle, siis toome veel võib-olla agendilisust ja seda maailma ka veel sisse. Aga Kerlin, võta üle AI uudised, ma arvan, et väga põnev rubriik igakuulises sellises tehisarutamise sessioonis. Ja hakkame pihta. Neid uudiseid on taas palju. Kusjuures oktoobri algus mulle tundus, et oli nagu tegi rahulikum. Ei olnud nagu liiga palju uudiseid, mõned uued mudelid tulid, aga siis mida kuidagi kuu lõppu edasi läks, sest tulid uued funktsionaalsused, uued rakendused, kõiksugu teemasid. Nagu ikka, alustame keelemudelitest, alustame OpenAI'st, mis on täna jätkuvalt oma ChatGPT'ga kõige populaarsem mudel, teistest ikkagi peajagu veel üle. Siis OpenAI on erinevaid funktsionaalsusi toonud, aga nad on ka erinevaid ettevõtteid omandanud, ehk et nad hakkavad ka kuidagi laienema niimoodi, et praegu on siin, me oleme mitu kuud rääkinud sellest, kuidas on hästi palju värvatud erinevatest tiimidest inimesi üle, aga nüüd nad siis ostavad ka ettevõtteid üle, nad on näiteks ostnud üle sellise ettevõtte, mis tegeleb MacBookide ehk siis Maci arvutitega ja sinna tarkvarade loomisele spetsialiseerunud ettevõttega nimega Sky, ehk et neil on siis tõesti, tundub, et selline suurem visioon nii Microsofti kui samamoodi siis Windowside ja MacBookide ja Apple'i toodete peale rohkem minna, nii et tõesti väga põnevaid nopeid on nendelt tulnud. Lisaks, mis nad siis funktsionaalsustest tõid? Nad tõid endale sellise nii-öelda company knowledge või siis ütleme eesti keeles siis ettevõtte teadmusbaasi endale juurde. Ehk et kui sul on ettevõtte konto, siis nüüd sul on võimalik siis otseliidestusi tuua enda ettevõtte tööriistadest. On see siis Slack, Google Drive, GitHubist. Ehk et sisuliselt seda hakata koostama aruandeid, plaane, erinevaid kokkuvõtteid ja kasutada seal juures siis täpselt seda infot, mis sul on töötajatel täna juba olemas. Mudel viitab siis kõikidele su allikatele ja nad ütlevad siis ka, et tegelikult su andmed jäävad kenasti su ettevõtte kontrolli alla, ehk et nad ei levi sealt kuskil edasi, kui sa oled siis ettevõtte paketis.
Siis mis viimastel päevadel, ma arvan nädalatel siin palju poleemikat või põnevusi on tekitanud, on nende uus veebibrauser Atlas. Ja Atlas tähendab siis seda, et sul on põhimõtteliselt nüüd Chrome'i või Edge'i, mis brauserit sa varem kasutasid, sellel uus konkurent nii-öelda, kus sul on siis ChatGPT otse sinu veebibrauseris olemas. Ehk et sa näed seal vasakul pool kõiki oma assistente, kogu vestlusajalugu ja paremal pool sa saad küsida küsimusi konkreetselt täpselt selle lehekülje kohta, mis sul lahti on. Kui sul on tasuline pakett, siis sul on seal olemas ka agendirežiim, ehk et sisuliselt nüüd mitte agent ei võta siis enda brauserit tekita, vaid ta võtabki sinu ekraani brauseri üle ja hakkab seal klikkama. Siin erinevaid näiteid, kes on pileteid ostnud, kes on ostukorvi mingeid tooteid pannud, kõiksuguseid praktilisi kasutusviise. Kuigi me räägime ikkagi alati, eks ju, nendest ohtudest ka, siis mõni päev peale seda, kui see lansseeriti, siis OpenAI ise tunnistas, et seal on ikkagi päris mitmeid turvaprobleeme, mis on lahendamata. Ja üks nendest on prompt injection, millest me oleme tegelikult varem ka rääkinud. Ehk et see on see, et keegi pahatahtlik tuleb, paneb sinu veebilehele mingisuguse nii-öelda või sinu rakendusse mingisuguse prompti, mis sunnib siis AI tegema mingeid tegevusi, mida ta ei peaks tegema. Ja see oli siis tegelikult selle brauseriga ka, et kui ta võtab su ekraani üle, käib mingitel lehtedel ja kui nendel lehtedel on sisse kirjutatud mingisugune prompt, et tead, installi nüüd mingi lisaasi või jaga siia oma andmeid, siis tegelikult me seda ei näe. Et seetõttu need on väga ägedad, ma soovitan neid katsetada ja proovida, aga tehke seda ka niimoodi teadlikult, et neil on olemas ka siis erinevad režiimid, kus ühega sa ei logi sisse või ta ei kasuta sinu neid sisselogimise andmeid, mida ma ka kindlasti soovitan. Ehk et vaata siis, kuidas sa neid uusi lahendusi kasutad ja kui turvaline see sinu enda või sinu ettevõtte jaoks on. Siis OpenAI palkab ka jätkuvalt põnevaid inimesi. Nüüd nad on endale palganud ka sellise esimese teadlase, päriselt teoreetiline füüsik, Alex Lupsaska, kes on siis nende uues OpenAI for Science meeskonnas ja nad hakkavadki lahendama siis teaduslikke probleeme. Ja nemad, see teadlane ise ka ütles, et tema jaoks see GPT-5 on muutnud päris suurel määral seda, kuidas tema teadustööd teeb ja lahendab siis erinevaid neid keerulisi füüsikaprobleeme minutitega, mis enne võttis päevi. Nii et tundub, et jällegi viis, kuidas siis OpenAI hakkab laiendama oma valdkonda. Nüüd üks, mis pole teistpidi veel enam negatiivsust on tekitanud või negatiivset kõlapinda, on siis uudis, kus Sam Altman teatas, et ChatGPT muutub isikupärasemaks, mis on okei, eks ju, ja võimaldab vanusekontrolli läbinud kasutajatel pidada küpse sisuga, sealhulgas erootilisi vestlusi. Ja väga sarnaselt XAI Grokki mudelile, eks ju. Ja kes mäletab, varasemalt ma olen sellest rääkinud ka, kui Grok tuli välja sellega, et neil olid erinevad emotsioonid ja sa said igasugu põnevaid ja kahtlasemaid vestlusi pidada, siis Sam Altman oli üks nendest, kes ütles, et ei, et nemad on ikkagi väga sellised ausad ja eesrindlikud ja läbipaistvad. Ja nüüd nad siis on toonud selle endale, ehk et aasta lõpus peaks siis tulema välja selline uus mudel, mis on siis väiksemate piirangutega ja hakkab siis sinuga ka väga sellistel tundlikel teemadel vestlema. Eks siis on näha, kuidas see praktikas juhtub, mis seal saama hakkab, aga kindlasti see suurt kõlapinda arutelu tekitas. Mina tahan siin kiirelt juurde mainida ka seda, et me tegelikult kuu aega tagasi, kui meil oli kuu kokkuvõte, rääkisime ka tehiskaaslastest, ehk siis seesama kontseptsioon, mida Grok arvatavasti ka siis katsetas. Sam Altman arvatavasti nägi selle ka kasu, et tegelikult see jookseb väga tihedalt kokku sellega, et nad mängivad nende piiridega, et meil on vaja saada kogemust, milliseid nähtusi ta siis ka ühiskonnas esile toob, kui me oleme harjunud tehiskaaslasega nii-öelda selliseid vestlusi pidama, mis on võib-olla intiimsemad, nii et päris huvitav, kui ka samas võib-olla ka hirmutav eksperiment tegelikult meile kõigile, et eks me alles siis aeg annab aru ja näeme neid tulemusi hiljem. Täpselt, sest kuu alguses tuli neilt OpenAI'l tegelikult ka uuendus, kus nad ütlesid, et nüüd on rohkem kontrolle, eks ju, et alaealiste sisu kontrollitakse rohkem. Samamoodi sul on võimalik oma alaealise lapse konto siduda siis lapsevanemaga, eks ju, et kui see laps hakkabki selliseid tundlike teemadega vestlusi pidama, eks ju, siis näiteks lapsevanemale tuleb selle kohta teavitus, ehk nad sellega ütlevad, et et meil on nüüd see
väga täpselt teame, kes on siis täiskasvanu ja kes mitte, aga eks me kõik teame, et sul on ikkagi võimalik neid süsteeme selliselt ära petta, et seetõttu lapsevanematele ka, nagu me eelmine kord panime südamele jätkuvalt, et jälgige, mis teie lapsed seal platvormidel teevad. Nüüd, mis siis veel funktsionaalsustest? Küll täna USA-s, aga eks ta millalgi ikkagi tuleb Euroopasse ka. ChatGPT-s on kohene ostuvõimalus, ehk siis neil on niisugune asi nagu instant checkout, et siis kes on nüüd rohkem kasutanud neid veebiotsinguid ja agente, sul on võimalik lasta ChatGPT-l otsida siis omale mingisugust toodet parima hinnaga ja nüüd sul on põhimõtteliselt võimalik selle agendil, kui sa paned sinna oma kontoandmed, täna neil on siis koostöös Stripe'iga, siis sul on põhimõtteliselt võimalik ka teha kohe selline, et sul on sinu platvormilt või ütleme OpenAI kaudu on siis võimalik sinu platvormi tooteid osta. Ja esimene ettevõte, kes kohe sellest kinni haaras, oli Walmart, eks ju, mis on üks suurematest USA jaekettidest ja nemad ütlesidki, et nemad tahavadki, et nemad tuleksid AI otsingutest välja. Nüüd on niimoodi, et kui sa jõuad ChatGPT kaudu mingisuguse Walmartis pakutava tooteni ja sa oled nende klient, siis sul on põhimõtteliselt võimalik see konto kõik ära siduda ja sa saad lasta ChatGPT-l kohe see ost ära teha. Nii et üha rohkem, nagu me oleme rääkinud, nad tahavad olla siis meie igapäevaelus ja kõik nendes toimingutes sees juba, mida me oleme harjunud tegema. Nüüd Anthropic ja Claude. Claude'il tuli ka välja erinevaid mudeleid. Neil tuli välja vahepeal Sonnet 4.5 ehk siis nende kõige võimekam mudel, mida peetakse ka siis üheks maailma parimaks koodi kirjutamise mudeliks ja edestab siis neid varasemaid tipptulemusi erinevates tarkvararendaja testides märkimisväärselt. Ja seal oli ka uudisnope, et ta suudab töötada iseseisvalt üle 30 tunni järjest. Ehk et sa annad talle mingisuguse ülesande ja siis ta genereerib sul seda koodi. Nii et kes siis koodi kirjutab, võite katsetada, kuidas Sonnet 4.5 on. Lisaks neil tuli välja ka Haiku 4.5, mis on vastupidiselt Sonnetile siis üks nendest kiirematest ja taskukohasematest mudelitest. Et eks ju need mudelid ja hinnad käivad ka paralleelselt, et kui sul on väga võimekas mudel, siis see päringute tasu on palju kõrgem ja Haiku on siis üks soodsamatest mudelitest täna Claude'il, aga päris mitmetes niisugustes väiksemates ülesannetes ta sai ka väga häid tulemusi. Et see on jälle see koht, et mõtle, kui sa kasutadki näiteks üle API neid mudeleid, et siis ei ole vaja alati kõige kallimat, kõige võimsamat mudelit, võib-olla mingiks konkreetseks juhuks sul on hoopis need teised paremad. Mis tuli Claude'i, tuli ka mälufunktsioon, mida me oleme kõik, ma arvan, ka kaua oodanud, et siin on erinevates mudelites, ta vaikselt tuleb peale, täna on ta Max mudelites ehk siis selles kallimas paketis. Nad ütlevad, et see tuleb varsti ka Pro kasutajatele, nii et ma arvan, ChatGPT üks suurtest eelistest on see, et see mälufunktsioon töötab neil nii hästi ja kõik teised siis vaikselt seda hakkavad ka juurutama. Ja teine äge selline muudatus ja tööriist, mis tuli Claude'i, on Skills. Ehk et mäletad, ma just ütlesin seda, et OpenAI hakkas siis liidestuma rohkem siis sinu ettevõtte platvormidega, siis Claude on selle natuke teisiti üles ehitanud. Ehk et sul on võimalik koondada kokku oma organisatsiooni erinevad töövood, mingid protseduurid, mingid skriptid ja panna nad siis sellistesse kaustapõhistesse gruppidesse, mida AI saab kasutada. Ehk et näiteks, kui sa tahad mingisuguseid visuaale luua, siis sul võib olla ühes kaustus, kus on sinu ettevõtte CVI ja kogu sinu set disain ja kõik need põhimõtted, sinu mingid kirjutamise põhimõtted ja siis Claude juba ise teab, et kui tal on niisugune ülesande antud, siis ta kõigepealt vaatab su need skill'i kaustad läbi, ehk siis need oskuste kaustad läbi ja kui ta saab sealt selle sisu, siis ta juba võtab seda endal ka arvesse. Et tegelikult kõik need lähevad üha rohkem personaalsemaks. Samamoodi tuli neil juurde plugineid ehk et need MCP konnektorid, millest me oleme varem rääkinud, on ju Claude'ist või Anthropikult alguse saanud ja nüüd sul on võimalik siis erinevaid platvorme veelgi enam sinna ühendada. Nii et seetõttu mulle tundub, et Claude ja ChatGPT selles osas võistlevad päris tihedasti, et kuidas neid erinevaid loogikaid sinna juurde siduda. Ega siis Gemini ja Google ka alla ei jää, nii et ka neil on tulnud erinevaid funktsionaalsusi. Geminil tuli välja 2.5 mudelil computer use ehk et nad on siis natuke teisiti üles ehitanud kogu selle agendisüsteemi, aga ka samamoodi sul on võimalik anda enda brauseri juhtimine üle ja lasta siis Geminil seal toimetada, erinevaid otsinguid teha, seal navigeerida, mingit ekraanipilte analüüsida. Nii et see on neil ka päris populaarne ja samamoodi tuli uuendus, mida ma ka kuulsin kohe mõnelt ettevõttelt,
kellele see kohe väga huvi pakkus, on Gemini Enterprise. Ehk et nad on siis loonud ka sellise töökeskkonna platvormi, et neil ei olnud enne sellist eraldi, et päriselt nagu suurematele ettevõtetele suunatud paketti. Neil on kogu aeg olnud see Google Workspace, aga nüüd neil on siis põhimõtteliselt Enterprise, kus sa saad põhimõtteliselt siduda oma kõik need andmeallikad, samamoodi juurutada erinevaid agente, hallata neid enda assistente, teha seda kõike turvaliselt ja reglementeeritud ja niimoodi, et sul on kasutajaõigused piiratud. Nii et siin on siis kindlasti päris palju potentsiaali siis ka teistel ettevõtetel. Ja üks nope, mis mulle jäi silma, see oli päris väike uudis tegelikult, rääkis sellest, et Google Gemini on kasvatanud oma turuosa. Ja mina tegelikult ei teadnud, ma ei tea, kas Sandra, sina oled sellest varem kuulnud, et kui suur tegelikult on ChatGPT turuosa. Ja see uudis oli siis selline, et Gemini osakaal oli siis 6,5%-lt 13%-ni. Ja see oli põhimõtteliselt selle järgi vaadatud, et palju siis jällegi neid brauseri kaudu kasutatakse, et seal ei ole omalt kõike üle API ja ettevõtteid ja kõike seda, aga niisugust tavakasutust, ehk et põhimõtteliselt 2 korda kasvas, aga ainult 13%-ni. Ja kust see tuli ChatGPT arvelt ja tema osakaal langes 87 pealt 73 peale. Aga see on ikka mega osa, ehk et sul on põhimõtteliselt üle poole sellest brauseri turust, et kas sa lähed siis ChatGPT.com-i või Gemini Google'isse või kuhu sa lähed, on tegelikult täna jätkuvalt ChatGPT käes ja kõikidel teistel ehk siis Claude'il ja DeepSeekil ja Perplexity'l on mingid üksikud alla 10% suurused osakaalud, mis on nagu päris üllatav mu jaoks. Ja selles mõttes, et Gemini sai kindlasti enda võitu kasvatada läbi selle, kui nad tegid selle turundusliku lükke, et nad hakkasid väikeettevõtjaid suunama siis nii-öelda enda mudeli kasutusele ja pluss ka see, et neil ongi siis seesama Google Workspace'i sees, et see Google'i toodete ülene, et see sai inimestele mõistetavaks, sest ikkagi praegusel hetkel ChatGPT sees sa pead minema lisafunktsionaalsuse alla connectors pistikute poole ära lahendama, et lihtsalt arvatavasti nad jõudsid ka oma lahenduste poole pealt sellele tasemele, kus nad siis väga tugevalt seda rõhutasid ja reklaamisid ja ka funktsionaalsused töötasid, et selle kaudu nad tegelikult saidki oma turunduslikudel põhjustel, kuidas nad ümber endast positsioneerisid, said seda turuosa siis võita. Aga see on väga selge olnud juba ka enne, et tõesti OpenAI'l on nagu, ma isegi jällegi see protsent on ju siis ka liigub, aga neil oli ikka väga suur turuosa väga pikalt, et praegusel hetkel kuna ma jällegi arvan, et läbi selle Microsofti, mida me ka natuke hiljem puudutame, et võib-olla sealt tuleb jälle seda nagu võitu juurde turuosas on ju, aga praegusel hetkel ikkagi suur vaal on seal ikkagi OpenAI. No, absoluutselt. Ja Microsofti suurtest uuendustest räägimegi natukene hiljem. Neil oli ka nende sügisene siuke uuenduste jagamise päev, aga viimasest keelemudelist veel Perplexity'st ehk et kui ChatGPT tuli välja või OpenAI tuli välja oma atlasega siin kuu lõpus, siis kuu alguses tuli välja või tuli siis ametlikult kõigile kättesaadavaks siis Perplexity oma Cometiga. See tegelikult tuli juba suve lõpus, aga siis ta oli erinevate ligipääsudega, sul oli vaja sinna kuidagi mingit küsida ja otsida seda ligipääsu, aga nüüd ta on tegelikult kõigile kättesaadav. Ja see oli see esimene, kus päriselt oli see agendirežiim, et sa said anda oma brauserile ülesande otsinguks ja teatavasti Perplexity on ju kuulus selle poolest, et ta on kõige parem nendest just nimelt reaalaja otsingutest ja erinevatest võrdlustest ja toodetest ja turuosadest, nii et selles mõttes Perplexity Cometit ma tean ka päris paljud kasutavad juba. Nii, aga räägime tööriistadest ka, sest siin pildi videomaailmas käis ka suur möll, sellepärast et oktoobrikuus tuli välja OpenAI oma Sora 2 mudeliga, ehk siis põhimõtteliselt uus videorakendus ja see sai väga-väga kiiresti väga-väga kuulsaks. Nad tulid välja siis ka oma äppiga, mille kohta siin ka erinevad artiklid ütlesid küll TikToki surm ja mida kõike veel, ehk et põhimõtteliselt sotsiaalmeedia platvorm, kus sul on võimalik ise genereerida AI-ga videosid ja vaadata kõigi teiste AI-ga tehtud videoid. Ja tõesti see kvaliteet oli ülihea, seal oli heli, seal oli dialoog, sa said kõik selle sinna sisse panna ja seda klippi genereerida, ka liikuvaid pilte, igasugu elemente.
aga alguses ta oli siis 5-10 sekundit, päris lühikene. Üsna kiiresti tuli sinna uuendus, et seal on nüüd ka 25 sekundit ehk juba sa saad nagu päris märkimisväärse pikkusega seda teha. Ja siis, mis seal lisaks oli, on selline funktsionaalsus nagu Cameos ehk et põhimõtteliselt sa said kasutajal teha endast AI avatari, nii nagu me oleme saanud teha näiteks HeyGeniga, aga sa said sealsamas platvormis seda teha ja sa said selle kõikidele avalikuks teha, kui sa tahtsid. Mis minu jaoks oli nagu kõige hämmastavam asi selle juures. Ehk et kui muidu sul on ikkagi see, et jah, AI poolt loodud sisu on ju kõigile kättesaadav, on ju, sul ei ole mingisuguseid piiranguid seal võimalik välja panna ja nii edasi. Aga tegelikkuses ma küll ei tahaks, et keegi minu avatariga seal niimoodi möllaks. Sam Altman oli kõige esimene, kes selle endale tegi selle avalikuks ja siis saad põhimõtteliselt vaadata nüüd kogu sotsiaalmeedias seda, kuidas Sam Altmani erinevad videod siis levivad sellest, kus ükskõik mis olukorda sa said ta panna, seal on nagu väga palju piiranguid. Nii et see oli ka siuke nagu põnev, sellest hästi palju räägiti. See oli alguses, eks ju, USA ja Kanada, kus sa tahtsid seda proovida, siis sa pidid seda üle VPN-i tegema. Mina ka seda katsetasin. No ütleme, et oli päris hea, aga minu jaoks tekitas nagu palju rohkem emotsiooni see, et kuivõrd eetiline ja turvaline kõik see süsteem on. Nii et ühesõnaga, kes siis tahab väga-väga proovida, siis mingil viisil saate sinna ligi, aga eks ta õige pea siis tuleb jällegi Euroopasse ka. Ja siis muidugi tuli järjest neid uudiseid, et kuidas nad siis neid piiranguid hakkavad peale panema. Esialgu sa said teha seal South Parki osasid ja kõik Hollywoodi filmi tegijad seal olid tagajalgadel ja siis järjest nad hakkasid siis neid piiranguid uuesti peale panema, et ikkagi ei saa. Ja nüüd siis tuli uudiski just hiljuti, et nad sõlmisid siis ka erinevate agentuuridega sellise lepingu, et siis kõiksugu näitlejad ja kuulsused, et nende pilte, videoid sa ikkagi ei saa seal nii lihtsasti luua. Aga no eks me siis ole näha, kuhu see liigub, et see deepfake'ide maailm põhimõtteliselt sellega ikkagi läks oluliselt suuremaks. Mulle tundub ka, et kõik pildi või videogeneraatori mudelid suuremad või kui näiteks Google Gemini kaudu lansseerib midagi, siis käiakse see selline valulik koht üle, kus siis viraalselt pannakse puid alla mingisuguste näidetega ja siis tulevad võib-olla isegi mingid kohtu case'id sinna juurde ja siis alles hakatakse seda nii-öelda suunamist tegema. Nii et see on väga nagu selge ilming sellest, kuidas me tõesti oleme lapse kingades selle poole pealt, et saada neid guardrails ja selliseid reeglistikke nagu paika, et tihtipeale lansseeritakse palju kiiremini kui see, et on kõik need turvameetmed nagu sisse kirjutatud, et paratamatult kõik suuremad keelemudelite tootjad, generatiivsete mudelite tootjad on ikkagi nagu startup-ilikud, on ju, et nad väga paljud peavad siis innovatsiooni looma koha pealt ja seetõttu tuleb ka neid vigasid päris palju sisse. Nii on. Teised pildi-videomudelid ma lihtsalt mainin ära, ehk et kui sa oled sellest temast huvitatud, siis tead, et sa võid neid üle vaadata, ehk siis XAI-l tuli välja Kroki uus videomudel, Google'il tuli välja Veo 3.1 ehk siis ka nemad uuendasid, Runway tuli välja uute funktsionaalsustega, kus nad siis mitte ainult video genereerimisse, vaid nüüd neil on ka videotöötlusvahendid seal ja sellised peenhäälestuse võimalused, et sa saad timmida neid videoid siis rohkem enda näoga veel. Siis Lightricks, kes siis on üks siuke avatud lähtekoodiga videomudelite tootja, neil tuli välja ka uus LTX2 mudel. Samuti tuli välja Microsoft oma esimese ise loodud pildigeneraatori mudeliga, mis teatavasti seal on tavapäraselt ChatGPT seal sees, aga nüüd neil on ka enda esimene, My Image One on põhimõtteliselt nende esimene pildimudel, mida on siis võimalik erinevates Copiloti toodetes kasutada. Aga tegelikult neid pildi-videomudelid tuli ja sa tead, et saad need üle käia, kui sa mõnda neist kasutad. Üks kiire küsimus, Kerlin, kui palju sa oled näinud seda, et Microsofti enda poolne see keelemudeli, generatiivse mudeli arendamine nii-öelda taustal peaks tegelikult käima, nad võtsid ju vahepeal selle sammu edasi, et OpenAI'st nii-öelda eralduda, et kas selle kohta, muidugi me teame, et need on väga ressursirohked pikad nagu protsessid, aga kas sa oled midagi uudistest näinud ka, ma praegusel hetkel ei ole nagu silmanud selle kohta väga midagi?
Ei ole, vaata see pildimudel ongi, sellest on nagu varem ka räägitud, et need arendasid seda, nüüd nad tulid selle oma pildimudeliga välja ja eelmise kuu lõpus me rääkisime sellest, kuidas nad tahavad Claude'i enda sinna süsteemidesse juurutada, näiteks Researcher, mis on siis nende versioon sellest Deep Researchist on varsti siis ka Claude'i põhine, nii et mulle tundub, nad ei ole avalikult sellest rääkinud, mingid kõlakaid on olnud, eks ju, praegu mulle tundub, et nad lihtsalt vaatavad, mis nagu, kus paremad uuendused on ja siis võtavad lihtsalt sealt, et olla siis kuidagi turul konkurentsis. Arusaadav. Nii, aga siis vibe coding, hästi põnev, eks ju, uus valdkond, kes siin vibe codingut on proovinud, ka sealt on erinevad uuendused. Lava peale üks siis nendest rakendustest, mis on vibe coderite üks lemmik. Neil tuli siis ka päris mitu uuendust, ehk et neil on lava peal cloud, mis tähendab seda, et nüüd sul on võimalik luua see rakendus ja hoida siis seda nende enda pilvelahendus üleval. Muidu sa pidid selle kuskile, eks ju, üles panema kuskile mujale platvormile. Nüüd sa saad põhimõtteliselt kogu selle taristu sinna taustale panna, ehk sa hakkad promptid siis häälega, saad oma rakenduse tehtud ja saad selle kohe seal pilves üleval hoida. Ja lisaks need integreerusid Shopify'ga, mis tähendab seda, et nüüd sul on põhimõtteliselt võimalik vibe code'ida endale e-pood ja teha sinna juurde kõik need liidestused, mis puudutavad makselahendusi ja ülilihtne on tegelikult hakata mingit uut toodet või teenust siis müüma ka läbi vibe coding'u platvormi, mille loomine on sul kordades lihtsam ja kiirem. Aga loomulikult, eks ju, sa pead vaatama, kuidas see turvalisus on ja kuidas need süsteemid sul pärast ka veel üleval püsivad. Ja Manus, kes on siis üks esimestest, eks ju, sellistest AI agentide platvormidest, neil tuli uus versioon välja, nii et nad on ka väitnud siis, et neil on nüüd 4 korda kiirem ülesannete täitmine. Ja veel siis on vibe codingus või koodi kirjutajate lemmik on ka Claude Code. Ja see on nüüd ka veebipõhine, veebibrauseri põhine, et varem sa pidid selleks eraldi rakenduse alla laadima, aga nüüd sa saad minna lihtsalt Claude Code'i kodulehele ja tegelikult sealt kaudu ühendada oma GitHubiga ja põhimõtteliselt brauseri kaudu siis teha ka oma vibe coding lahendusi. Google'it ka 2 nopet. Kui sa kasutad Google Meet'i ehk siis Google platvormis teed kohtumisi, siis nüüd sul on võimalik panna sinna peale AI meigi filtrid ehk et kõik naised kui sa ei taha, lõpuks, et sa ei viitsi hommikul endale meiki teha, sul on vaja kiirelt koosolekule hüpata, siis põhimõtteliselt sa saad panna peale sellise ja saad valida selle 12 erinevat filtrit, eks ju, kui tugevat meiki sa siis tahad, on ju. Ja varasemalt oli siis selline touch-up, mis lihtsalt natukene, eks ju, parandas seda pilti, aga nüüd sa saad panna vale meigi. No, kuivõrd turvaline või see mitte selles mõttes turvaline, vaid nagu stabiilne see on, ma ei tea, eks ju, et kui sa oled seal oma hommikuse padjanäoga ja paned selle peale, aga katsetage. Ma vaatasin, see oli täitsa olemas juba Google Meetis, nii et saate juba proovida. Ja kõik mingisugused esimesed kohtingud online'i vahendusel. Tead, ma saadan sulle Google Meet'i lingi selle korral. Aga ja Google'i teine asi, mis neil välja tuli, oli Google Skills. Ehk et põhimõtteliselt nad on nüüd teinud oma AI õppeplatvormi. Google teatavasti, neil on ju väga palju koolitusi ja Google DeepMind ja kogu nende AI arendus. Neil on YouTube'is hästi palju infot ja mida nad nüüd tegid, põhimõtteliselt koondasid selle kokku kõik, ehk et kui seda AI teemal õppida ja siis ma vaatasin ka läbi, seal on päris palju selliseid tehnilisi nüansse, on ju mingid ka pilvelahenduste ülesehitamist ja vibe coding ut ja kogu seda poolt. Et siis võid täitsa vaadata, seal on mingi hulk krediiti on jällegi tasuta ja igakuiselt see vist uuenes ka ja siis kui sa tahad nagu fully täielikult sinna sisse minna, siis pead küll maksma, aga põhimõtteliselt jällegi üks nendest ingliskeelsetest materjalid AI õppeplatvormidest jälle juures ja Google'il kindlasti on ju väga palju ressursse, nii et võib-olla nad siis hakkavad ka mõne teise suure siukse course'i või mingisuguse kursusega konkureerima, et eks me siis näe seda. Nii, ja siis oktoober oli teatavasti ka Euroopas küberturvalisuse kuu ja sellega seoses oli päris palju uudistest käis läbi seda, et me oleme ju ka rääkinud sellest deepfake'idest, ikka täna juba rääkisime. Näiteks üks nope oli YouTube'ist. YouTube'is ka ju on päris palju probleeme sellega, et hästi palju luuakse sinna järjest seda AI poolt loodud sisu ja nüüd nad tegid sellise rakenduse, et kui sa oled keegi kuulus sisulooja, siis sul on võimalik identida ennast, on ju öeldagi, et näed, et ma olen kuulus sisulooja, ma näitan oma ID-kaarti, ütleb, näed, mina olen Kerlin Tiigemäe ja siis
nende AI otsib kõik videod välja, kus on minuga sarnast visuaali ehk nägu kasutatud ja mul on siis õigus öelda, et näed, see on minu video, see ei ole minu video, võtke see teine video maha. Mis on päris nagu teretulnud, eks ju, et väga palju kasutatakse ära neid kuulsaid nägusid, eks ju, et luua seda sisu ja igasugu deepfake'e. Nii et mulle see uudis väga meeldis. Ma ise tahaks siia võib-olla lihtsalt juurde tuua, et seda, et ma arvan, et me hakkame seda ka nägema mitte ainult siis näiteks YouTube'i poole pealt, et sisuloojatele, vaid tegelikult ka tavakasutajatele ja seda, et mida kiiremini hakkavad siis erinevad tehnoloogiahiiud mõtlema neid lahendusi välja, et jällegi tekitada inimesele tunnet, et okei, me ei saa lihtsalt, et minust on, ma ei tea, mis sisu loodud, on ju, ma ei tea, isegi nagu HeyGeni poole pealt, et sa saad nagu kaardistada, mis sisu on loodud, et siis sellega nad võidavad jälle enda nagu kasutajaskonnale seda turvalisust juurde, et ma arvan, et me hakkame seda nägema, et lihtsalt YouTube on, neil on väga hea selline juhtumiuuring, mille ümber seda nagu ehitada ja kõik see sisu ja kvaliteetne sisu, mille peale siis lahendust üles ehitada, aga jah, ma arvan, et me hakkame nägema seda ka teiste siis tegijate poole pealt, et nad seda lahendust hakkavad välja mõtlema siis. Ja näiteks Riigi Infosüsteemi Amet, eks ju Eestist, RIA, nemad on ka sellele just segu nii-öelda rõhku asetanud rohkem ja mina ei teadnud, et olemas selline leht nagu itvaatlik.ee. Paneme selle jaokirjeldusse ka ja seal ongi põhimõtteliselt erinevad kasutuslood, kuidas on neid deepfake'e tehtud, milliseid olukordi, milliseid pettusi on olnud, nii et ma väga soovitan ettevõtjatel ka ja võib-olla riskijuhtidel korraks sinna pilk peale visata, et mida kõike seal näha on, et kui sa ei ole selle valdkonnaga kursis olnud, siis mitte üldse nagu hirmutamiseks, vaid lihtsalt, et sa oleksid kursis selle teemaga, et kuivõrd palju sul on neid ohte ja seal on ka erinevad maandamise meetmedid, kuidas ära tunda neid deepfake'e sisu, nii et hästi mõnus siuke kokkuvõtlik materjal on sinna kokku pandud. Nii, aga meil aeg lendab, neid uudiseid on seekord nii palju. Muudest uudistest ma lihtsalt loen mõned pealkirjad ette, kui pakub huvi, võtke ühendust, kirjutage või siis paneme sinna jaokirjeldusse ka veel mõned lingid, mida lugeda. Aga Austraaliast üks asi, mis mul jäi silma, Deloitte, hästi suur, eks ju, konsultatsioonibüroo, tegi Austraalia valitsusele ühe raporti, millest Austraalia valitsus maksis $440,000 ja siis selgus, et see raport oli suures osas loodud AI-ga, mis tähendab, et seal oli hallutsinatsioone täis, seal oli allikad valed, seal olid mingitele teadustöödele viidatud, mida üldse ei eksisteeri. Nii et minu jaoks oli see, et kuidas nii suur ettevõte saab sellise pläki endale teha AI-ga, et kõik on okei kasuta, aga human in the loop sul peab olema päriselt seal kontroll peal. Siis Amazon tegi kulleritele sellised, me oleme rääkinud ka nendest nutiprillidest, eks ju, ja need tegid ka siis omale sellised nutiprillid, millega siis kuller näeb esiteks asukohta, loeb automaatselt pakisiltide pealt pakke, eks ju, kui ta võtab sealt autos, siis ta ütleb kohe, näed, see on õige, see on vale, eks ju, jõuab sinna maja ette, teeb pildi sellest, kuhu kohta see pakk on asetatud või et on ta õiges kohas. Ülikool minu meelest, et just nimelt efektiivsust tõsta ja ka tegelikult lihtsustada kullerite tööprotsessi. Siis Suurbritannias oli esimene saade, mida juhtis AI saatejuht. Ehk siis oligi sellise pealkirjaga, et will AI take my job, ehk siis kas AI võtab mu töö üle. Selline natukene siuke dokumentaal tahtsin öelda, natuke dokumentaali moodi, aga põhimõtteliselt jah, et AI saatejuht oli seal. Ma mõtlesin, et sa tahtsid ütelda, et Black Mirror natukene sinna sellesse. Ja ei, ta oli täitsa nagu tavaline, tavainimene, siuke nagu dokumentaalis naine rääkis sellest, et mis AI-maastikul toimub ja kõik. Ja siis alles saate lõpus öeldi, et see on tegelikult AI saatejuht, et oli väga-väga realistlik, neil oli ülihea avatar sinna tehtud. Siis USA kindral, üks armee vägede kindralmajor ütles, et tema kasutab juba ka tehisintellekti ja sellest väga palju ei ole eks ju räägitud, aga tegelikult sõjavaldkonnas päris palju kasutatakse ja nad on ka ametlikumalt või avalikumalt hakanud seda välja ütlema. Ja USA-st veel, California võttis vastu päriselt nüüd oma esimese sellise AI turvalisuse seaduse, et USA-s teatavasti ei ole ühte riiklikku seadust iga siis
piirkond saab otsustada ise seal küll osariikide või linnade mis iganes tasemel ja nüüd nemad on siis ka tegelikult öelnud sellise, kus on päriselt mõeldud turvalisuse peale, mida tohib jagada, mida mitte ja on siis tegelikult üsna sarnane Euroopa Liidu tehisintellekti määrusele, nii et näha siis ka vaikselt hakkab USA-s ka natuke rohkem kontrolli tekkima sellele. Ja Eestis ka paar nopet. Tuli uudis näiteks Lux Expressist, bussidest, kus on tehisintellekti pandud kaameratesse, mis jälgivad bussijuhte. Siin hiljuti oli mitu juhtumit, eks ju, kus Lux Expressiga bussidega toimusid õnnetused, küll juhtide süül ja küll mitte, eks ju, aga et nüüd hakkab AI jälgima seda, et kuivõrd juht tegeleb siis juhtimisega, eks ju, bussi juhtimisega, tal ei ole mingeid kõrvalisi asju käes, ta ei ole väga väsinud, ta suudab siis kõike seda tuvastada. Nad siis esimestesse busside seda panevad katsetuseks, aga jällegi minu meelest päris hea initsiatiiv. Ja siis startupi maailmast ka jäi silma Aire. Airest on meil käinud 2 inimest juba varem rääkimas ja Aire nüüd pakub ka sellist AI-alast nõustamist ettevõtjatele, väike ja keskmise suurusega ettevõtjatele ja teevad seda tasuta täitsa. Ehk et sa saad, kui sul tekib idee, et kas ja kuidas ma saaksin tehisintellekti mingis väga spetsiifilises protsessis rakendada, siis nüüd sul on võimalik Airega ühendust võtta ja nad vaatavad siis üle selle tehnoloogia, pakuvad sulle ka mingisugust lahendusi välja ja siis nad suudavad või saavad sind juba suunata näiteks edasi nendesse demoprojektidesse, mis neil on ka käsil ja millest me oleme ka varem rääkinud. Et hästi äge, et Aire toimetab ja aktiivsemalt kõige sellega tegeleb. Ja viimase asjana 2 soovitust noortele. TalTech korraldab siis AI-võistlust Roboteksi ja selle hulga või selle sees on siis ka sellised AI-ülesanded, kus sa saad programmeerida ja erinevaid AI-ülesandeid lahendada. See on mõeldud gümnaasiumi ja kutsekooli õpilastele, see toimub 6. detsembril. Minu teada saad veel sinna kirja panna, nii et kui see valdkond sind huvitab, siis loe kindlasti lähemalt, paneme selle lingi ka TalTechi kodulehele. Ja kui sind huvitab kunst, siis Tallinnas on Poco ehk siis selline popkultuuri kunstimuuseum, kus on siis üks selline Hollandi kunstnik, kes on Exceli ja AI vibe codinguga loonud kunsti. Ja ma isegi ei räägi sellest rohkem, kui see sind huvitab ja see kuidagi tundub huvitav või kõlama ja siis mine vaata, see on päris huvitav, mida ta seal teinud on. Jaa, super, Kerlin. Wow! Iga kord on, ma ise siin paralleelselt ka hoian silma peal, mis sa jagad ja igal pool tegelikult on nii palju asju, mida võib veel laiendada ja pikemaks minna ja nii, aga et jõuaks selle alguses siin teile võimalikult palju väärtust tuua, siis tõesti kiiduväärt, mis sa teed. Aga me võtame ette top 50 rakendust, mis tuli siis vahepeal välja ülevaatena just kasutajaskonna pealt. Ja muidugi, esimene muidugi on meil ChatGPT, tuntum ja enim kasutatud platvorm. Ja siis tegelikult ma tahaksin käia võib-olla 5 seda põhi, kes on siis praegusel hetkel selles edetabelis nii-öelda 5-kohalisel poodiumil. Ja siis me toome ka juurde mingisugused teisi nimesid siia veel, aga ChatGPT oli siis esimene, teine oli meil Gemini, et arvatavasti ka seesama, mis ma mainisin, et see integratsioon Google'i teenustega on tegelikult talle andnud seda turuosa ja võib-olla mingisugused ümberhäälestamised, mis nad on oma turunduses teinud. Kolmas, minu jaoks tegelikult ka nagu üllatav, et nad on ikkagi nii palju seda kõnapinda saanud, on DeepSeek, ehk siis tegelikult sellest jooksebki läbi, et ta on ikkagi sellisem odavaim arenduste võimalustega platvorm meile praegusel hetkel, et me räägimegi siis selles mõttes, et on avatud lähtekoodiga, seal on erinevaid variante, kuidas sa seda kasutada saad, Hiina mudel, nagu me teame, et siis algselt Eesti poole pealt ettevõtetesse kasutuse pool oli, et mingi no, et sinnapoole me küll enda andmeid sisse ei pane, aga kui tõesti seda lokaalselt jooksutada, siis see on ikkagi number 3. kohal maailmas, et selles mõttes Hiina on väga-väga tugevalt enda positsiooni ka näitamas globaalses mängus.
ma lisan juurde, et ma hästi lühidalt, ma olin kuu keskel käisin, eks ju, Amsterdamis AI konverentsil ja väga mitmes ettekandes käis läbi see, et et me kasutame DeepSeeki, et täpselt nagu Sandra ütlesid, odav, lihtne põhimõtteliselt üles seada, avatud lähtekoodiga ja väga-väga nagu hea sisuga mudel, eks just nimelt mingiteks spetsiifilisteks taskideks. Ja mul oli ka, et vau, et noh, igalt poolt nagu Eesti ettevõttesse kuuled seda, et et DeepSeek on keelatud, eks ju. Aga noh, ilmselt see mastaap on ka teine, et kui sa juba mõtled lokaalse mudeli peale, siis ja sul on ressurssi seda jooksutada, siis DeepSeek on tegelikult nagu väga hea lahendus selleks. Täpselt nii. Ja 4. kohal on siis meil Grok. Ja selles mõttes mina ise ka, meil just oli siin tehisintellekti hommikusöök entusiastidega kogukonnaga, kus me siis Literaris kokku jälle saime ja sealt oli ka meil tegelikult ekspertilt, praktikutelt Grok jooksis läbi, et neid vestlusi voice funktsionaalsusega tehes, et tegelikult need vastused on olnud ikkagi palju vürtsikamad, sellised päriselt, kuidas öelda, pole sihukest ilustamist võib-olla, mida me näeme teistes keelemudelites, ChatGPTs võib-olla veel eriti, et selles mõttes ta annab sellist, muidugi ka värsket informatsiooni, mida Elon Musk nagu rõhutab, aga üks võib-olla see negatiivne pool on, et kui teistes esimestes 3 seda tasuta poolt oli ka, et siis see tasuline pakett peab olema Groki kasutamiseks olemas. Aga 5. kohal on meil siis tegelikult varem on jooksnud ka läbi, pärast ChatGPT on olnud Character AI, mida ka vahel ei tunta, aga jällegi see läheb väga hästi selle trendiga kokku, millest me rääkisime ka siis eelmises septembrikuu kokkuvõttes osas koos Kerniga, need tehiskaaslased. Ehk siis meil ongi sellised virtuaalsed siis omale meeldimismööda ehitatud üles sellised täpselt tehiskaaslased, kellega me saame suhelda ja see on tõesti jällegi maailma tasemel väga-väga populaarne just selle meelelahutusliku aspekti tõttu, et jällegi mängib väga suuresti sisse sellesse suurde pilti, mida me tegelikult globaalsel maastikul jällegi näeme. Aga tõesti siin tegelikult neid erinevaid platvormid, siin kohe tuleb 6. 5. poodiumist jäi välja Perplexity AI, üks lisamärge Perplexity AI siis kohta, et me tegelikult paneme ka jaokirjeldusse, tegelikult on võimalik saada siis Perplexity tasuta kontot, kui sul on PayPal, see on PayPali ja nii-öelda Perplexity siis koostöö, aga seal on mõned mingisugused sellised väiksed et sul ei ole kunagi olnud näiteks siis seda pro-versiooni. Ehk et sul on võimalik saada tasuta versioon tasuta, eks ju, mitte tasuta konto, vaid nagu tasulise sa saad põhimõtteliselt tasuta terveks aastaks ja selles mõttes me paneme selle informatsiooni sammud, meil just hiljuti läks ka sellel samal AI hommikul järelkajana välja siis selline, mida teha, et seda saada, et siis pead lihtsalt vaatama, kas sa kategoriseerud selle alla, aga tõesti väga hea jällegi võimalus, kus jällegi Perplexity on väga palju häid funktsionaalsusi toomas, pidevalt ka katsetamas, et siis jällegi saada esiritta, et neid ka päriselt katsetada. Aga tahad võib-olla enda poole pealt ka siin välja tuua, ma võiksin edasi kohe minna, aga... no minu jaoks muidugi jäi silma üks asi, et siin top 20 näiteks, top 50 kindlasti me läbi käi, top 20 oli päris palju tundmatuid nimesid minu jaoks, ehk et mõtled küll, et oled nagu selles valdkonnas sees ja et ikkagi nagu kasutad erinevaid või vähemasti oled kursis erinevate tööriistadega, aga see oli päris mitu, mida ma pidin guugeldama, ehk et number 8 Janitor AI, number 9 Quark, siis 11 Remove.bg, mis minu jaoks oli täiesti üllatav. Põhimõtteliselt selle remove.bg, see ongi remove background, ehk siis on taustade eemaldamiseks täiesti eraldi tööriist, kus mingi osa on tasuta, mingi osa tasuline. No eks mina teen seda Canvas, ma teen seda kuskil mujal, ma isegi, ma ei tea, ChatGPT teeb sul seda tausta eemaldamist mingisugustel visuaalsetel elementidel, eks ju. Aga et jätkuvalt sul on nagu mingid sellised spetsiifilised rakendused, mis täna nagu toimivad, aga ma ei näe, et neil saab tulevikus nagu mingisugust rolli olla, kui nagu kõik teised tööriistad juba kasutavad neid samu funktsionaalsusi. Et see võib-olla on ka selline põnev sihuke suund või trend, mida jälgida, eks ju, et siin oli veel ka neid kirjutamise assistente ja mingeid selliseid spetsiifilisi rakendusi, mis juba on mitmed tegelikult ju läinud pankrotti, eks ju, mis on siin paar aastat tagasi ülipopulaarsed olnud, aga mis tegelikult on ju täna ära asendatud suurte keelemudelite pakutava tasemega, eks ju. Nii et see oli päris huvitav ja näiteks number 14, jälle sellesama tehiskaaslaste juurde,
Spicy Chat AI. Ehk siis päriselt ongi nagu top 14 selline rakendus, millega sa saadki siis neid siukseid vürtsikamaid vestlusi pidada siis AI-ga, nii et päris huvitav list, me paneme selle listi ka, eks ju, see on A16Z ehk siis sellise USA siis ettevõttega ka, kes päriselt ongi usaldusväärne, eks ju, ja nemad on teinud seda veebipõhist analüüsi ja näha siis kasutuse järgi, mis need populaarsemad on. Ja selles mõttes meil jooksid ikkagi need AI agentide ülesehitamise platvormid ka läbi selles, et Manus tuli ka välja. Siin on jällegi minu jaoks üllatusena ka, et Midjourney oli jälle kaotanud, ma arvan, kasutuspinda, et kuskil ongi tulnud Janitor AI siis 8. koha peal, et no ei ole isegi kuulnud, on ju, aga et see, et on allapoole need nii Lovable, Hugging Face kui ka siis, ma ei tea, noh, siin on ka Google Labs jookseb ja Google AI Studio, aga need on siis õnneks ka nagu eespool on ju ikkagi kursor, et ühesõnaga nimesid oli kohe kindlasti ka palju, mis olid tundmatud, aga mõned, mida oleks arvanud, et nad on seal 10-15 sees, on siis ikkagi pärast, ma ei tea, 25. kohta ja seal ees on ikkagi selliseid ka, mida mina ja Kerlin ei ole tõesti nagu silmanud, et võib-olla nagu ikkagi väga nišikad, aga siis selles nišis on nagu väga-väga suure kasutuspinnaga, et jah, paneme kindlasti kõik need lingid juurde, kes soovivad siis täpsemalt üle vaadata ja võib-olla ka siis sealt need avada ja kohe katsetada ka. Täpselt, sest tegelikult nagu ikka enamikel on tasuta versioon, et sa ei pea kohe hakkama maksma nende pakettide eest, kui sa lihtsalt tahad korraks seal konto teha ja liituda. Lihtsalt siis pärast pane kinni ka või kustuta ära, nendega on see komme, et nad harrastavad seda, et nad saadavad sulle kogu aeg neid emaili ja teavitusi, et tule ikka ja osta ja nii edasi. Aga... Ja Perplexity'ga ka üks asi, et jätta meelde, et aasta pärast enne, kui siis see uueneb, kui sa selle tasuta konto teed, et siis peab olema kalendris märge, et võtta ikkagi see subscription ära. Aga liigumegi meie siis teise suurema teema juurde ehk, et võib-olla see tasuline versus tasuta on hea ülemineku koht, eks, et me kogu aeg ikkagi saame seda küsimust, et mis mudelit kasutada. Kui ChatGPT-5 välja tuli kunagi, siis oli see idee, mõned kuud tagasi, eks ju, aeg lendab, oli see nagu tunnetus, et üks mudel, ma ei pea üldse mõtlema selle peale enam. No ei ole, sul on jätkuvalt ikkagi mingid tasuta versioonid, mingid tasulised versioonid ja mul jäi silma üks hea artikkel Ethan Mollikult, ka üks USA teadlane, keda me oleme siin varemgi tsiteerinud ja ta teeb aeg-ajalt selliseid ülevaateid ka enda lemmikrakendustest ja tema kirjutaski sellest teemast ehk, et millist mudelit üldse valida või kuidas ma üldse valin seda keelemudelit, millega ma pihta hakkan ja me teemegi siit sellest kas üks väikse kokkuvõtte, paneme enda mõtteid sinna juurde, et kuidas meie Sandraga nende teemadele peale vaatame. Ehk et laias laastus sul on täna esimene otsuse koht, kas sa maksad oma AI-tööriistadest või sa ei maksa, eks ju. Sa saad tasuta mudelitega väga palju asju ära teha, aga ka tasutal ja tasuta mudelil on vahe ja siis nagu ma ütlesin, kui sa tahad tegelikult keerulisemaks minna, siis sa peaksid minema tasulise litsentsi peale, kus sul tuleb mingid teatud funktsionaalsused, parem kvaliteet ja nii edasi. Nüüd, kui räägime tasuta mudelitest, eks ju, siis tasuta on meil täna 4 kõige suuremat, eks ju. Meil on ChatGPT, meil on Gemini, mis olid ka siin selles topis, eks ju. Siis on Claude ja tegelikult on ka Grok, eks ju, mis on üks populaarsematest siiski. Nad on siis OpenAI, Google, Anthropic ja XAI omad. Lisaks on oluliselt paremaks läinud tegelikult need avatud lähtekoodiga mudelid ehk et DeepSeek, millest me just rääkisime, prantslastel on Mistral ja siis on tegelikult hiinlastel veel mudeleid Kimi ja Z ja Qwen, et need on siis kõik tulevad siis eelkõige sealt Hiina poolt. Ja siis on meil veel mingid justkui keelemudelid, aga nad tegelikult ei ole oma mudelid, vaid nad kasutavad neid teisi, nagu näiteks Microsofti Copilot, mis kasutab siis enam ChatGPT-d, aga natuke nüüd ka Claude'i ja Perplexity, mis kasutab tegelikult kõiki neid 4 suurt. Ja kui sa mõtled, et okei, aga mille järgi ma siis ikkagi seda tasuta mudelit valin, siis ikkagi seesama kasutuslugu, eks ju, et mis sinu jaoks on see kõige olulisem selle mudeli juures või mitu omadust sellest, eks ju. Et näiteks, kui sul on vaja veebiotsingut, siis number 1 on ikkagi kas näiteks Perplexity või siis ka Gemini, ehk Gemini on Google'i baasil ja ta teeb väga head veebiotsingut.
siis kui sa tahad pilte luua ja sa ei taha selle eest maksta, eks ju, siis suured keelemudelid teevad ka pilte. Täna Gemini ja Nano Banana, millest me oleme siin varem rääkinud, teeb kindlasti kõige paremaid pilte, aga ka ChatGPT teeb pilte ja Grokki pildimudel on päris hea. Siis ma ise ütleksin siia jah, samasse juurde, et seesama piltide loomise pool kui ka tegelikult videode loomise pool, lihtsalt hiljuti, mis ma märkasin, oli see, et on ju ChatGPT vestluse sees videode loomine praegusel hetkel, sa pead Sora nagu eraldi alla laadima, et vahepeal oli nii-öelda rakenduse sees, siis tagasi on ju ära, aga praegusel hetkel Google Workspace'is tasulises ikkagi selles mõttes Gemini variandis on võimalik Veo 3.1-ga, mis on nende praegu kõige uuem, genereerida videosid, aga seesama vestluse sees, et see oli palju-palju nagu mugavam ja ma ise ka katsetasin seda paari minutiga, tegin ikkagi väga häid videosid, et selles mõttes on hea võib-olla lihtsalt kõrva taha panna, et kui jällegi on vaja videosid genereerida vestluse sees, siis Gemini oleks parem variant, kui võtta ChatGPT. Väga hea point. Ja lisaks, kuidas need tasuta mudelid erinevad, on igasugu muud detailid, eks ju, et see privaatsuspoliitika ehk, et kui palju sa saad piirata seda, kas su andmetega treenitakse mudelit, kuhu ta sealt edasi läheb, kas sa saad seda välja lülitada, mida sa näiteks täna ChatGPT-sis saad, eks ju. Siis eks ju teistel võib-olla ikkagi need emaettevõtted või omanikud saavad sinna ligi, siis samamoodi see isiksus, kui palju sa saad kohandada neid mudeleid, kuhu sa saad panna neid kohandatud juhiseid, kus on mälu, eks ju, täna me rääkisime sellest, et on nüüd Claude'i mälu tulemas, eks ju, ChatGPT-l on mälu, Gemini'l on mälu olemas, ehk et tegelikult need kõik tulevad järgi mingi hetk, üks on jälle esimene, aga üks hetk nad tulevad jälle nende omadustega järgi. Aga kui sa mõtled ikkagi selle peale, et üks hetk ma tahaksin ikkagi tõenäoliselt tasulise peale üle minna, no siis tõenäoliselt jääb sul äkki kas OpenAI, Google või siis Anthropic, eks ju, et need on need, mille puhul ka need tasulised ja ka ettevõtte paketid on olemas, kui sa oled ettevõttega seotud ja tasulustadagi siis nendest 3-st ühega ja minna siis sealt edasi või katsetage 3 ja siis sa saad otsustada, et okei, mis funktsionaalsused mulle siis nüüd nende tasulistega juurde tuleb. Ja kui sa mõtled nende tasuliste peale, eks ju, siis tasulised on üldiselt kõik suht samas hinnaklassis. Sul on $20 või umbes mõned protsendid siia-tänna versiooniga mudel ja siis sul on umbes $200 mudel. Ja 20, ma arvan, lõviosast kõikidele teile tegelikult see €20 maksev või $20 maksev pakett sobib. Kui sa tahad väga keerulisi siukseid tehnilisi ülesandeid, kui sa oledki vibecode'i või koodikirjutaja arendaja, siis tõenäoliselt sul on vaja seda €200 paketti või sa tahad hästi palju seda deep research teha, et siis ka samamoodi sul on vaja seda kallist paketti, aga muidu enamikel juhtudel sul piisab sellest $20 paketist. Ja kui nüüd nendest rääkida, siis eks ju, mis sealt juurde tuleb? Tavaliselt sul tulebki see deep research, eks ju, lihtsalt sul tulevad suuremad mahud, et sa saadki teha seda süvauuringut seal. Sul tuleb juurde see agendi režiim, millest me ka oleme rääkinud, ehk et sa saad anda ka siis terve oma brauseri, eks ju, või siis mingid ülesanded üle AI-le, et ta hakkab päriselt nendel lehtedel käima, sinu eest neid otsinguid tegema. Sul on võib-olla rohkem ka sellist piltide ja dokumentide töötlemist, eks ju, et ma just tegin ühte koolitust, kus tasuta kontoga proovisin analüüsida ühte Exceli faili ja ma sain vist 3 küsimust küsida, täitsa jabur, kui väike see number, eks ju, ja siis ta ütles, et rohkem analüütikat ei saa teha. Tavavestlus toimis, aga näiteks faili töötlus ei toimi. Ja võt nende asjadega nad hakkavadki piirama, eks ju, et siis sul tegelikult tekib juba see, et sul ei ole, mul näiteks tasulisel kontol pole veel kordagi tulnud seda, et ta ütleks, et ta ei luba mul faile töödelda, eks ju. Siis samamoodi, eks ju, piltides ja videotes väga suur erinevus, aga laias laastus siit tasemelt sul ongi lihtsalt see, et mis ülesanded sul on, milline mudel sulle parajasti sobib, tuleb katsetada, mis see fookus sul on. Ja loomulikult sul on, eks ju, lisaks nendele 3, Claude, Gemini ja ChatGPT, sul on võimalik valida ka näiteks Grok, kus on ka tasuline versioon, aga nende sihuke turvalisus ja ohutus on täna minu jaoks kõige keerulisem või kõige nagu kahtlasem, eks ju, kas me seda täpselt usume või mitte. Ja muidugi, eks ju, ettevõtetel on Copilot samamoodi alternatiiv, et kui sa oled ikka juba Microsofti süsteemis, siis tasulise puhul paljud valivad Copilotist, kuigi võib-olla mõned funktsionaalsused on seal puudu, siis nad on hästi turvalised ja nemad rõhuvad just sellele. Ja nüüd, kui sa oled valinud välja näiteks selle, et okei, ma võtan ChatGPT või ma võtan Gemini, siis sa saad seal sees ka veel, eks ju, nagu ma ütlesin, valida neid erinevaid mudeleid.
ja tavaliselt seal on, nad nimetavad neid kõiki erinevaid, eks ju, mäletate, alguses ma rääkisin Claude'ist, seal olid Haiku ja Sonnet ja kõik need erinevad. ChatGPT-l meil on Viis ja Thinking ja Fast või Instant, vist nad muudavad ka neid nimesid kogu aeg. Aga tavapäraselt sul on siis seal siuksed nagu kolm taset nendel, et esimene on siuke kõige tavalisem, tavaline vestlus ehk et need on need basic mudelid, need, mis vaikimisi seal on, vastavad kiiresti, üldiselt sa saad mälu sisse lülitada, saad isikupärastada ja enamikeks siukesteks tavaülesanneteks see sobib. Nüüd, kui sul on ikkagi vaja, et tahaks, et ta natuke rohkem sinuga kaasa mõtleks, on sul mingit faili analüüsida, tahad sa natuke strateegilisemalt mõelda, tahad sa, et ta teeks mingeid põhjalikumaid uuringuid, siis sa peaksid võtma juba neid nii-öelda arutlus või neid reasoning mudeleid või siis ka siis nii-öelda natuke neid agendilisi mudeleid, mis on siis sellest veel tase edasi, eks ju, ka koodi kirjutamiseks, sest need on üldiselt võimekamad, need on, hoiavad rohkem seda järjepidevust, nad teevad vähem vigu, aga nad on palju aeglasemad. Et sa lihtsalt pead siis arvestama seda, et see vastuse genereerimine võtab palju rohkem aega. Ja siis tegelikult Ethan Mollick tõi välja ka sellise kolmanda taseme, mis on nii-öelda, tema nimetab neid siukseks wizard mudeliteks või siuksed võlurite mudeliteks. Mina võib-olla vaataksin sinna peale, et need on siis need nii-öelda kõige kõrgema taseme agendiga mudelid, mida võib-olla näiteks Manus pakub või siis ka ongi need vibe coding platvormid, kus võtadki GitHub, Copiloti näiteks enda kõrvale ja ta jälgib kõike seda, mida sa teed. Sa saad anda talle selle lõppeesmärgi, et tee nüüd ära need ülesanded minu eest, aga sa tegelikult ei näe, mida ta seal sees teeb. Ja see on mõnes mõttes siuke nagu seesama must kast, millest me oleme rääkinud ja veidikene nagu ohtlik maa, eks ju, kas sa tahad sinna minna, sest kuidas sa kontrollid, kui sa tahad kontrollida, siis sa pead tegelikult selle ülesande ise läbi tegema ja siis on nagu muidugi küsimus, et mis sa üldse seda AI-le annad. Et minu arust see keskmine tase on ilmselt see kõige nagu mõistlikum ja sealt siis validagi endale see sobiv mudel siis välja ka, eks ju. Jah, ja see kolmas tasand, millest ta rääkis, see wizard, et see lähebki sinna samade teadustööde maastikule, kus on tõesti su koostööpartneriks nagu doktorikraadiga väga-väga kõrgelt arenenud, kes ka võib-olla kasutab, ma ei tea, sellist raskemat kõneviisi ja kõike seda poolt, et see, neid erinevaid näiteid on, mis ma arvan, et tema silmis lähebki selle wizardi juureks ja seesama, mida Kerlin mainis, et see must kast, et ei olegi aru saama, kuidas ta lahendas mingisuguse võib-olla teadustöö viimase osa ja siis saab ikkagi keelemudeli, generatiivse mudeli abil siis sellise suure töö tehtud. Just. Ja tegelikult siis ongi sul nendes mudelite sees, eks ju, ongi ChatGPT-l on GPT-5, siis sul on see Instant, mis on justkui veel see kiirem versioon, siis sul on Thinking mudel ja need Thinking mudelid võib sul ka erinevaid olla erinevates pakettides ja siis sul on veel Pro, mis on siis selles kõige kallimas paketis, mis peaks olema siis kõige võimekam, eks ju. Gemini'l ka on ja sul on Gemini Flash, mis on see kiirem mudel, siis on see Pro mudel ja siis sul on veel erinevad nagu paketid, kus sa saad seda Gemini Deep Thinki sinna juurde panna, aga üldiselt 2.5 on see põhimudel, mis neil on, eks ju. Ja erinevad kõlakad käivad ka, et Gemini'l tuleb uus mudel varsti välja ja siis Claude'il tuli just, eks ju, Sonnet 4.5 ja siis neil on veel Haiku ja neil on siis ka see Extended Thinking, mida sa saad ka veel sisse lülitada. Nii et lihtsalt katseta neid erinevaid ja siis sa saad ka leida enda jaoks selle kõige sobivama mudeli siit valikust. Ja me tihtipeale, kui me koolitustel ka arvatavasti oleme, meil jookseb see läbi, et kuidas me saame päriselt siis neid vastuseid paremaks, et okei, me oleme mingisuguse tasulise paketi peale liikunud, on ju, et siis kindlasti me saame tuua võib-olla need mingisugused kindlad funktsionaalsused, et Kerlin on maininud ka seda deep research'i, mis tuli ka meil tehisintellekti entusiastide hommikul välja, kui lihtsalt ikkagi siiani selline parim funktsionaalsus, mis pikaaegselt on nagu turule tulnud erinevate tehnoloogiahiidude poolt. Ja selles mõttes siin oligi toodud välja, et tegelikult ainukene probleem, mis praegu sellel Microsoft Copiloti sees on, et neil deep research'i tegelikult ei ole kättesaadavalt selle litsentsi sees, kui sa ei ole just ostnud eraldi seda kallimat, mis ei ole nii-öelda koheselt siis sinu litsentsiga kokku arvestatud. Aga järgmine selline hea viis, kuidas tegelikult paremaid, kvaliteetsemaid vastuseid saada, on siis ikkagi andmete ühendamise pool, et me oleme ka siin toonud seda kontseptsiooni, et pistikud, connectors, OpenAI oli siis esimene, kes hakkas tooma neid näiteid ja seda funktsionaalsust siis
oma mudelisse, aga jah, et praegusel hetkel ka Claude on selles väga hea MCP serverite ülesehitamine, see tuli ka minu meelest nagu algselt kuidagi Claude'i poolt hästi palju joonistus välja ja neid juhtumiuuringuid erinevate sisuloojate poolt oli päris palju. Ja muidugi võib-olla sellised lisaasjad, kuidas me saame siis konteksti võib-olla rohkem anda, siis on ka kindlasti selle häälerežiimi, häälefunktsionaalsuse rakendamine, et me saame ka seda sisend informatsiooni sisse rääkida, on ju. See on võib-olla ka lisa jällegi samm, millega kvaliteetsemat sisu saada. Ja selles mõttes sisendi poole pealt, kuna meil on ikkagi tegemist praegusel hetkel selliste multimodaalsete mudelitega, kus me saame igasugust erinevat sisu lisada, siis teiselt poolt on võimalik siis saada seda jällegi sisu erinevates formaatides tagasi, et meil on teada lihtsalt võib-olla näiteks Notebook LM-iga, et sinna YouTube'i lingi lisades, kuna ta läheb jällegi Google'i toodete alla, siis see on näiteks parem valik, kuidas päriselt saada võib-olla mingisugusest konverentsimaterjalist parem blogipostitus välja, et sellega jälle, kui tead tööriista, saad kvaliteetsema siis tulemuse lihtsalt selle tõttu, et need funktsionaalsused on mingisuguses tööriistas siis paremad. Ja muidugi ka ekraani jagamised, recording mode'i sisse lülitamised ja kõik see pool. Ja muidugi jookseb läbi ka Gemini poole pealt see, et saab Google'i toodete üleselt luua Google Docsi, Google Sheet'i, viia mingisugust sisu üle, aga samamoodi ka Cloud ja ChatGPT teevad tegelikult PowerPointi, Exceli faile samamoodi. Claude'i poole pealt oli Mollika öelnud, et tema tunneb, et dokumentide loomisel on ikkagi Claude siis esirinnas. Ja jah, seda ma juba tõin ka ennem sisse, et jällegi Veo 3.1 on Google'i tootes, tasulises tootes saadaval seal on ju ja nii-öelda ChatGPT sees tasulises seda koheselt ei ole vestluse formaadis jällegi sükesed. Kui sa tahad kvaliteetseid väljundeid, siis selliseid võib-olla väikseid nippe peab teadma ja see tuleb ainult praktilisest kogemusest, olles selles maailmas sees jälle kuulates, ma ei tea, podcast'e, olles koolitustel, mis iganes, et siis need jäävad kuskile nii-öelda külge. Aga võib-olla kiirelt veel siin, et meil aeg on nii kiirelt läinud sellel korral. Kõik need muutused, mis on suuremas pildis toimumas, näiteks ka see, et öeldakse, et prompti tehnika ei ole enam nii tähtis, et me liigume sinnapoole, kus tegelikult konteksti loomine käib nende pistikute kaudu, on ju, connectorite kaudu, mis me oleme teinud. See, et meil on see mälufunktsionaalsus ka nüüd, on ju, et Copiloti sees on mälufunktsionaalsus olemas, et see kõik aitab siis tegelikult taustal liikuda natukene sellest ka eemale, et iga kord peab väga selgelt seda kontrolltabelit nii-öelda prompti kirjutamisel jälgima ja ma vaatan, kas meil on midagi veel siin, lihtsalt sellepärast, et ma tahaksin viimase punkti ikkagi välja tuua ka, mis me siin kiirelt tõime. Ma arvan, sellest sisust on edasi antud päris palju häid näpunäiteid, aga toon välja seesama Copiloti Sessions oli siis sügise uuenduste ülevaade siin tegelikult reede nädal aega tagasi ja mida siis välja toodi. Neil oli 7 erinevat uut funktsionaalsust, mida nemad ütlesid siis, et esmakordses on Copilotis, aga tegelikult me nägime päris palju sükeseid ka, mis teises keelemudelites juba saadaval on ju, et mälu on ju, mis ka jooksis läbi, et nüüd on see olemas ka see, et sul on olemas nii tööprofiil, kui ka sa saad nii-öelda kohandatud juhised taustal mängima panna ja ka seda hallata, nagu meil OpenAI sees on ja Gemini sees ka. Siis üks suur muudatus oli Copilot Groups ehk siis selline ühisvestluses mõtete genereerimine ja probleemide lahendamine, et selline nagu WhatsApp grupp oleks, et selles mõttes on see väga suur arvutist edasiminek, jällegi selle tõttu, et juba Microsofti legacy süsteemides tehakse neid ülesandeid ja nüüd, et saaks seda nii-öelda omavahel jagada. Siis tuli ka see, et nad ühendavad näiteks Google Drive'iga, need pistikud toodi täiesti siis selles uuenduste videos, kuidas siis töötaja ühendas Google Drive'i Google'i tootega andmebaasi ja tõi siis sealt mingisugused vajalikud failid välja.
terviste küsimustele tõid funktsionaalsuse, et võtabki siis Harvard Healthist seda lisandmaterjali, sest et me teame, et tervise küsimusi on üha rohkem tehisintellektile delegeeritud, et me tõesti küsime nõu terviseteemadel, aga et sellise uuenduse, et siis tuua selline usaldusväärset allikabaasi juurde, et see oli kindlasti väga hea funktsionaalsuse pool, mida nad juurde tõid. Mikko, see on võib-olla selline personaalsema või selline inimlikumale poolele, mitte võib-olla ettevõtetele suunatud, aga Pixari stiilis selline virtuaalne tegelane, kaaslane. Ja siis ka study mode, jällegi me oleme tegelikult näinud seda juba ChatGPT sees ja Geminis tegelikult, aga nemad on ka selle study mode'i sisse toonud. Ja lõpetuseks ka see, et Copilot sai võib-olla sellise reaalsema hääle, voice funktsionaalsuse, mis peegeldab ka sinu suhtlusstiili ja see oli päris nagu selles paneme jälle lingi juurde YouTube'i videos päris hästi tegelikult. Võib-olla jällegi selle näite jaoks oli väga hea selline läbimäng, aga eks ole jällegi näha, kuidas nemad oma kõnesünteesi poole siis käima on saanud. Nii et need olid ka kiired sellised võib-olla uudistenopped sellest kindlast Microsofti sügise uuenduste ülevaatest, aga meie nagu ikka paneme kõik lingid jaokirjeldusse nii uudiste poole pealt, ka see IT-vaatlik, mis meil siin üles tuli, palju erinevaid asju, mida me saame teile siis sisuna anda, ka see, kuidas Perplexityt näiteks endale tasuta saada aastaks ajaks, kui kriteeriumitele vastad, nii et jah, minu poolt selles mõttes kõik. Erling, kas sa tahad miskit veel öelda? Mina kindlasti ütlen seda, et vaadake meid nii YouTube'is, Spotify's, Apple Podcastis, oleme videopildis, stuudio on meil nüüd jällegi üles soojendatud, EPSi stuudios me teisiga oleme intervjueerimas, oleme teie juurde toomas väärtuslikku sisu, nii et selles mõttes meil ikka rattad liiguvad, karavan ei peatu. Jaa, absoluutselt, et minu poolt ka aitäh, et sa pidasid vastu tänase episoodi. Me oleme tegelikult võtnud sisemiselt eesmärgiks selle, et me püüame alla tunni neid episoode teha, et sul oleks ka mõnus seda kuulata, aga reaalselt neid uudiseid on palju ja ma tõesti loodan, et need on teie jaoks väärtuslikud, sest me proovimegi anda nagu erinevaid valdkondi, erinevaid rakendusi, et sul oleks lihtsalt ka see silmaring laiem, sest sul ei olegi seda, et sa nüüd kohe pead minema kõike seda katsetama, eks ju, aga siis sul jääb ta kuskile kuklasse meelde ja lõpuks sul on see, et ma tahaks nüüd sihukest kasutuslugu proovida, vot nad midagi seal podcastis rääkisid, eks ju, et siis saad minna kas või tagasi, vaadata jaokirjeldusest kiirelt läbi käia, et see on see eesmärk, et sul natukene seda silmaringi veelgi laiendaksid, sest neid muudatusi on palju, neid funktsionaalsusi tuleb ja ma näen ise seda, et need erinevad funktsionaalsused lihtsalt annavad nii palju sellele kasutusele juurde versus see, et sa lihtsalt võtad selle chatboti lahti ja lähed kirjutad sinna selle küsimuse. Nii et jaa, jutku vatrame siin edasi, aga tõmbame kokku. Aitäh ja ütlen ka seda lõppu, et meil kindlasti tuleb ka jõulu selline üritus, kuna meil hommikusöögil jooksis seda väga palju läbi, et tahaks võib-olla veiniklaasi juures rääkida neid filosoofilisemaid tehisintellekti teemasid, siis kindlasti jälgida ka meie sotsiaalmeediat, et nii LinkedInis, Facebookis, Instagramis me oleme olemas, et siis seal kohe jookseb ka informatsioon läbi ja alati saab liituda uudiskirjaga, kus me siis jällegi jagame neid uudiseid, räägime kasulikutest mõtetest tehisintellekti maailmas, räägime rakendustest, nii et jällegi väga hea viis ennast infovoos hoida. Nii et nüüd turundusminutid on läbi. Aitäh, et olete olnud meiega ning järgmise reedeni. Tšau, tšau! Jaa, tšauki! Täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.